Kui sa ehitad endale kodu, siis mõtle ka sellele, kuidas oleks seda kasutada ajutise liikumisraskuse korral või siis, kui sa oled eakas. Sisenemine majja peab olema takistuste vaba. Kui on treppides sisenemine, siis tuleks mõelda alternatiivse sissepääsu peale, kas siis kaldteest või liftiga. Üle 2 sentimeetrised lävepakud on takistuseks liikumisabivahendi kasutajatele, rasked uksed ka eakatele ja lastele. Trepp peab olema varustatud tausta suhtes kontrastsete käsipuudega ja käsipuud peavad olema mõlemal trepi poolel. Esimene ja viimane aste aga tuleb markeerida kontrastselt. Tasapinna muutustest saab anda teada erinevate värvide ja materjalide kasutamisega. Kohandustest on olulised kaldteed ja iseseisvalt opereeritavad platvormtõstukid trepikotta. Kortermajade puhul on oluline, et mõeldakse läbi, kus inimesed saavad hoiustada oma liikumisabivahendeid, näiteks rullaatorit, laste puhul tõukerattaid ja ka lapsevankreid. Kitsas uks ei luba siseneda abivahendiga. Seega erinevate uste miinimumlaius peab olema vähemalt 80 cm. Terrassile aga võiks saada ilma astmeteta, väliterassile kaldteest ja rõdu võib olla toaga samas tasapinnas ja laia uksega. Kõrged lävepakud lisavad ohtu komistada või takerduda. Vann koos dušinurgaga suurendab kukkumise ohtu. Vannitoas võiks olla dušinurk ja vann eraldi. Vannitoas võiks olla piisavalt ruumi, et vajadusel lisada istumiseks pink või duši kasutamiseks dušitool. Alarmsüsteemide puhul on oluline märksõna see, et ta oleks mitme meele kaudu tajutav. Kuulmislanguse vaates on oluline alarmsüsteemi vibreerimine või visuaalne märguanne, aga nägemispuude vaates hoopis heliline. Postkasti taga peavad olema kättesaadaval kõrgusel ja seda nii lühikeste täiskasvanute, laste kui ka ratastooli kasutajate vaates. Prügi sorteerimisele näiteks aitab kaasa see, kui prügikastid on kergelt avatavad, madalamal kõrgusel, tasase pinnakattega teel ja märgistatud arusaadavalt. Kortermajade puhul on oluline see, et operatiivsõiduki, aga ka näiteks takso parkimiseks ja peatumiseks oleks piisavalt ruumi ja see ruum oleks pea sissepääsu lähedal. Ligipääsetavus loob kasutaja mugavust kõikidele, aga ta on hädavajalik puuetega inimestele.